Tallinna lennujaamas. Millega Mykonosel päevi sisustada? Kindlasti tasub külastada erinevaid randu. Meie käisime nädala jooksul 6 erinevas rannas. Kusjuures meie oma kodurand Platiski alas oli üks mõnusamaid, kristallselge vee ja mõnusa liivaga. Tulime mingisugusesse privaatsesse randa, kus mingid putkasid ega midagi ei ole, aga ongi siuke väike rannariba, aga armas. Meeldejääv oli Kakapaari rand. Selle ilusa lahesoppi leidsime juhuslikult, kui mõtlesime, et vaataks ka veidi läänerannikule. Alla randa saamine oli omaette põnev ronimine mööda kive, seega väikeste lastega või liikumisvaevustega inimestele ei soovita. Teistele aga kindlasti, sest see rand oli meie seltskonna arvates üks ägedamaid. Palju oli siin noori aktiivseid inimesi, kes palli toksisid ja lõbusalt aega veetsid. Meeldejääva elamuse saime ka sellega, kui mööda sõitis üks katamaraan, mis järel tuli üks noormees kõiki hoiatama, et oma asjad rannaliivalt kokku korjaks, sest kohe tuleb suurem laine. Esialgu tundus see suhteliselt uskumatu, sest merelt miskit ei paistnud, kuid siis äkki tuligi laine, mis kogu ranna üle ujutas. Rahvas rabas oma asju ja harjus kividele. Peale seda oli taas vaikne ja võis rannaliivale tagasi kolida. Oh my god! Jumala ootamatult kusjuures! Mykonosel on mitu peoranda, kus pidu algab juba kell 4 pärastlõunal ja kestab hiliste öötundideni. Meie külastasime Paradise Beachi ja see oli hetkel ka väidetavalt ainuke, kus peod toimusid. Fotopeatus. Tööpäev on tehtud, kell on 6:30 ja läheme sõidame Mykonose kesklinna siis. Nii, jõudsime siis Mykonose linna ja tasuta parklasse. Vaba kohta ei olnud kerge leida, aga mitte ka võimatu, et meie teine seltskond sai ka sinnapoole paargitud. Kindlasti tasub külastada Mykonose linna. Mykonose linna servas on suur tasuta parkla, kuhu saab auto mugavalt jätta. Sealt edasi saab kiiresti liikuda imearmsasse valgete majade, siniste uste ja rõdudega linna. Isegi tänava kivide vahed on valgeks värvitud. Linn paikneb otse mere ääres, kus imelised vaated ja päikeseloojangud. Lisaks tervitavad sind kõikjal armsad väikesed käsitöö ja kunstipoed, mille ustel sõbralikud ja mitte peale tükkivad teenindajad. Meie ostsime suveniirideks peamiselt oliiviõli, seepe, ehteid ja maiustusi. No aga Sirje on eriti hästi orienteeritud. Vaatasime ära loomulikult ka nii-öelda väikese Veneetsia ja tuulikud, mis on üks kindel turismiatraktsioon saarel. Praegu tuiame niisama siin linna peal, Mykonos townis.
tulime natukene teise piirkonda, kui me siin paar varasemalt õhtut oleme käinud. Siin ongi bussijaam ja tundub rohkem kohalikku rahvast ja võib-olla veidagi soodsamad hinnad. Nii et tasub ikkagi ringi vaadata, et leiab igas hinnaklassis siin kokteilibaare ja söögikohti ja siin samas on näiteks mingi nuudli ja paopanside koht. Kujutan ette, et ka mõistlik hinnaldaks. Otsime ka mingisuguse mõnusa koha, kus kokteilitada ja naudime päeva edasi. Palju maksis? 5,50. Natuke soodsam on ju. Natukene 4 korda soodsam kui kokteil, mida me just enne müüme. Kohe saab teada, kas maitseb ka hästi. Natuke soodak või? Ühesõnaga, kui väga vaja, siis saab 5 euroga kõhu täis. Kohe testime. Kokkuvõttes kindlasti soovitame oma tiimiga kaugtööd katsetada. Meie jäime rahule nii valitud asukohaga, lendude kui majutusega. Võime kindlasti öelda, et saime oma tiimiga lähedasemaks, mis tuleb kasuks ka edaspidi tööülesannete lahendamisel. Üheskoos teises keskkonnas tööd tehes tuli ka väga palju kastist väljas ideid. Väga tore oli ühiselt kokata, saart avastada ja mõnusalt aega veeta. Meil on kõhud tühjad, me lähme sööma. Kell on palju, nälg on suur. Viimane õhtu. Kes on kõige rohkem võlgu? Splitwise'is. Ma võin maksta. Mul on mingi võlg seal. Nädala jooksul tuli juba palju häid mõtteid, kus tahaksime järgmist workationit teha. Ehk saavad need plaanid ka teoks.